Tere päevast, daamid ja härrad. Meil on pärandatud üks vana plaan. Ma ei tea, millal see plaan tekkis, aga täna me siis viime selle ellu. Räägime naiste osalemisest riigikaitses. Teema on olnud suhteliselt aktuaalne, on olnud teravaid ütlemisi ja kommentaare nendele, aga ega me täpselt ei tea, mis nende roll on. Ja selle poolest on meil siis asjakohane ära kuulata ka esinejad. Esimesena kuulaks, mis toimub Norras. Norras on tulnud uudis naiste ajateenistuse kohta, mis on meil olnud meid siis tekitanud väikest vastukaja ja kolonel Herem räägib siis Kaitseväest Eestis, mis toimub, aga räägib ka siis Ingrid Müüling naiste ajateenistuses ja lõpuks räägib siis Välisministeerium meile julgeolekunõukogu resolutsioonist Naised, rahu ja julgeolek. Aga annaks esimesena sõna siis härra Dagfinn Sörlile, kes on Norra suursaadik. Please, floor is yours. Thank you, Chairman Ligi. I hope you excuse me for addressing you in English. My SD Celt is not very advanced yet. Members of Rigi Kogo, ladies and gentlemen, it's an honor for me to address you and inform you about Norway's recent introduction of universal military service. On the 14th of October this year, the Norwegian Parliament amended the legislation to extend mandatory conscription to all citizens. This makes Norway the first country in NATO, at least in peacetime, that gives men and women equal rights and obligations when it comes to protecting their country. The legislation will be effective from 1st of January 2015, so only in a couple of weeks, and will apply to women and men born on 1st of January 1997 and later. As the conscription age is 19, this means that the first batch of females serving under the mandatory system will begin their first time military service period in 2016. In order to see this reform in its proper context, please allow me to highlight a couple of points related to the history and background of Norway's military service and the role of women in our armed forces. My first point is that the concept of general conscription has a long history, in fact a 1,000 years long history, and is such an integral part of Norwegian society. In the Norwegian Constitution, which is only 200 years old, it is stated, quote, that every subject of the state is equally bound to serve in the defense of his country for a specific period of time, irrespective of birth and fortune, unquote. In principle, therefore, nobody is exempted from this obligation, although it was assumed when the Constitution was adopted that only men would be required to do compulsory military service. The mandatory service is 19 months. Which is, in regular cases, means a first-time service or draft period of 12 months, while the remaining months are served through refresher training as part of the mobilization forces or through service in the Home Guard. The conscription system is based on the operative requirements of the armed forces. The overall objective is to have sufficient military competence to be able to defend Norwegian interests in case of armed conflict. This means that Norway currently needs 7,000 to 8,000 conscripts every year, out of a total of 60,000 candidates. Every year, 60,000 men and women are available, but only 7,000 to 8,000 are needed. So, even though conscription is mandatory, we see that the overall motivation for and recruitment to compulsory military service is good, and coercive means are rarely used. Although only a minority actually serve in the armed forces, it is generally not seen as unfair
that they have to complete the compulsory military duty. Many Norwegians consider it serving to be a privilege and of great value. The key political point here is that mandatory military service constitutes an important connection between the armed forces and the society in general. Conscription creates a fundament of support and legitimacy. My second point is that women have a well-established history of service in our armed forces. An important step was taken in 1985, almost 30 years ago, when the Norwegian Parliament decided that the Equal Opportunities Act should also apply in the military. One important practical consequence of this decision was that women were allowed to serve in all combat functions. Today, women participate in fighting units and battles alongside men, and this is not subject of any controversy today. Skills, attitude, and knowledge are the deciding factors when choosing candidates for positions in our fighting units. Female soldiers and officers have been and will be deployed in international operations. Women have served in Iraq, Afghanistan, the Balkans, the Middle East, the Mediterranean, as well as in several operations in Africa. The big difference is, of course, that until now, military service for women has been voluntary. Some gradual changes have, however, been introduced over the last few years. Since 2007, all females have been invited to participate on a voluntary basis in the pre-service examinations, or muster. Females would, however, not be drafted for military service unless they signed a declaration of willingness where they accept the same obligations as men to complete the first-time service, be available for refresher exercises, and be available for mobilization in time of war. The next step came in 2010, when participation in the pre-service examinations became mandatory, also for women. The military service was, however, still voluntary for women. The final step then was the introduction of mandatory service. In June 2013, the Parliament voted to extend mandatory conscription to all citizens and asked the government to propose the necessary amendments to the relevant legislation. These amendments to the Military Service Act and the Home Guard Act were then adopted by the Parliament last October. Now, a couple of points related to the reasons behind the reform, which I think can be grouped in two categories. The first set of arguments is related to operational requirements. The armed forces need access to the best resources, regardless of gender. The armed forces have to adapt to new security challenges and competency requirements. And in order to operate effectively, we need a greater diversity of experience and expertise of our personnel. Therefore, we cannot afford to miss out on the talents of half the population in the recruitment process. The development towards a more modern and a high-tech way to carry out military operations results in the need for a higher degree of competency and diverse skills among military personnel. The development toward new types of operations, which are carried out further from the battlefield, demands a different kind of competence. Soldiers of the future need to master a variety of operational, social, and cultural skills, as to be able to execute military operations while upholding high ethical standards. And by introducing universal conscription, the armed forces can recruit among the most capable and motivated young men and women in order to meet their requirements. The second set of arguments reflect the fact that Norwegian society is based on principles of equal rights, equal obligations, and equal opportunities. Defending basic Norwegian values and interests should be a concern for all, regardless of their socioeconomic background, regardless of the geographical origin, their ethnicity, their religion, or gender. Rights and duties should be the same for all. The support for and the legitimacy of the armed forces depend to a large degree on whether the armed forces are seen to represent the population at large, both in terms of composition
and in terms of perspectives and values. The armed forces should reflect the diversity of our society and the perspectives and values of both men and women. While the Norwegian Armed Forces today enjoy a high degree of support and legitimacy, an increased participation of women in the armed forces will be a positive contribution to this end. Mr. Chairman, I hope this introduction gives you a better understanding of the background for, the motivation behind, and the content of the Norwegian reform. And I look forward to your questions, which I'll try to answer to the best of my knowledge. Thank you. Thank you. Could you repeat one detail? You have 60,000 people available, and the conscription is 6,000 to 7,000 per year. Yes. 78. Yeah. Well, there's in a year about 30,000 men and 30,000 women are available, and that's the sort of total cohort. The year class. About 7,000 to 8,000 is needed for the operational requirements. In practical terms, closer to 10,000 are actually called in for military service, but then some drop out during the first 12 months of the service. Okay. So that's why there's the recruitment is a bit bigger than the actual requirements. Thank you very much, Ambassador. That was greatest pleasure to have you in this hearing, extremely important in my view. But I picked up some ideas from your presentation, and namely that wasn't on the first hand as far women in conscript is concerned, that equality is not number one, but you mentioned number one, operational neednesses. So can I make a conclusion that the most important for Norwegian army is to have a competitive army whatsoever within NATO? So competition and the best practices, the best skills of your society have to be in place. Was that sort of like right conclusion I made? And secondly, I have a question as far high-ranking military personnel is concerned, and that is how many generals and in which forces are females in Norwegian Air Forces? Thank you. Well, thank you. To your first question, I think you're right in the sense that the first and basic objective of the armed forces is operational. So that is the first need that has to be covered by the recruitment. So in that sense, you're absolutely right. When it comes to the numbers here, I might give you a few numbers when it comes to the number of females in the various, let's say, parts of this of the armed forces. The most recent numbers, December 2014, of the conscripts that do their first-time service, 17% are female. Of the military employees that are on contract in the armed forces, 10% are females. On the civilian employees in the armed forces, women constitute 33%. At the officer candidate schools, 20% are women. Of the higher ranking officers, which was your question, that is from colonel and above, 5% are females. If you look at these numbers together, you can see that it's the challenge may be to actually keep the females within the force and choose a military career, because the numbers go down as you come to the, let's say, regular employees in the army and also the higher level officers. I do have the detailed numbers. I can leave it with you and the committee when it comes to the actual
number of various ranks of officers, if that is required. Thank you. Is it right that public opinion is in favor of women conscription? The last numbers, there's a yearly study carried out, or an opinion poll carried out. Last one that asked this question was actually last year in 2013. And the numbers are 57% in favor of universal conscription. 31% would prefer it to remain with men, and 12% then undecided. Interestingly enough, the positive numbers are much greater for men than among women. When this was debated in the parliament, though, there were, out of 165 members of parliament, only 6 voted against the law. What about young women? How popular is it among them? That's a good question. My numbers here don't distinguish between the men and women in the different age groups. But you know, the way that you know the numbers between starting with 60,000 and ending up with less than 10,000. All right, there's then 2, let's say, gates to pass through before you get there. The first one is actually a virtual pre-examination, where you answer questions over the internet about your motivation and your competence and your ability. And by that, you sort of exclude those who do not have the motivation to really serve. And that is a sort of one of the, let's say, filters that ensures that when you come to the actual recruitment, you get men and women who are actually motivated for doing a great job as part of the armed forces. Thank you very much. I could not catch your point about why do you need to change the voluntary service to mandatory service for women. I always believe that on the basis of voluntary service, you can catch people who are really interested in military services. And as I could understand in your short report, the women are always, that's possibility to go for the military service. For me, it is not understandable, because I think although we are all at the times looking for the gender equality, unfortunately, male and woman, they are different. And that is some service which male population could not do in society. And I think for women, if you propose them to have the voluntary service, it is always possibility this skilled women who want to be the part of military to be. Why you need this more tougher relation? Well, I will not, let's say, engage in let's say, a political discussion about this. Just refer to the arguments that the government of Norway has used, and which the majority of the parliament has used in this context, and that is that based on the principles in our society about equal opportunities, equal rights, and equal obligations, it was felt that it was only natural to extend this also to service in the armed forces. More questions? No more questions. No more questions. Yes. Okay, Marianne. Sorry. Thank you very much, Chair. Of course, I have a question. I do believe that you are not in a position to really promote very much, but still, what could be your 3 advices, 3 points why Estonia should
take over your example and to get to gender neutral conscript. If you could advise like 3 points why that is good, then that was could be more than delighted. Thank you. Dear MP, I think you're testing me a little bit here. I do not feel that it is my role to give advice to the Estonian Parliament. I just refer to the arguments that is behind the decisions made in the Norwegian Parliament, if you excuse me. Thank you. We do excuse you. And if there is no more questions, we thank you for the presentation. I see you can't see any more questions. Thank you for coming and Thank you. All the best. Aga nüüd anname edasi siis kolonel Jeremile, kes tuleb ühendatud õppeasutustest ja on selle ülem Kaitseväes, kuidas asi käib. Tere hommikut! Ajateenistus ja karjäär, sest tema rääkis ainult põhimõtteliselt ajateenistust. Jah, need on need punktid, mis ma peaksin katma, seda ma teen ka. Täna olen ma Kaitseväe ühendatud õppeasutuste ülem, aga ma olen loomulikult teeninud mitmes erinevas kohas Kaitseväes, nii et ma peaksin seda ajateenistuse, sealhulgas naiste ajateenijate, naistegevväelaste võimalusi ja olukorda üsna hästi teadma. Sissejuhatuseks ma ütlen kohe, et Kaitseväe seisukoht on täna see, et mingeid suuri ja olulisi muudatusi me ei peaks täna tegema. Ma pärast põhjendan neid asju ka. Ajateenistus on viimastel aastatel olnud nüüd ametlikult võimaldatud ka naistele, mis teeb olukorda palju paremaks. Ma tean seda üsna hästi, kui mõned aastad tagasi naisterahvas soovis läbida ajateenistuse ehk siis selle väljaõppe, et ta saaks jätkata tegevväelasena. Siis tal praktiliselt oli ainult üks võimalus, see oli teenida Tapal. See on natukese seotud ka minu ülemaks olemisega seal, sest ma võtsin selle otsuse või riski, ma ei tea, nimetada, kuidas tahate, ja me lõime need tingimused, et nad saaksid seal teenida, kusjuures need tingimused tegelikult ei olegi midagi erilist. Nüüd on, ja siis see tähendas seda, et iga aasta oli meil 3-4 ajateenijat, naisajateenijat. Täna ajateenijate arv peaks olema 19, vähemalt need, kes astusid ajateenistusse juulis ja oktoobris. Ja neid teenib nii teises kui esimeses jalaväebrigaadis, ehk siis nii Tapal kui Võrus. Nüüd üleüldse Kaitseväes teenistusest täna ma vaatasin numbrid järgi. Tegevväelaste hulgas naiste osakaal on 11%. Seevastu töötajate hulgas, ehk siis need, kes ei kanna vormi, nende hulgas on see lausa 60%. Ja nagu ma ütlesin, ajateenijate hulk on 19 ja see vist jääb kuskil sinna alla protsendi juurde, nii et siin ei ole protsent märkimisväärne. Nüüd ajateenistusest, veel tegevväes või tegevväelasena teenimisest räägib proua Müüling, sest et ta on kahtlemata palju parem minust sellest rääkima, ta teab seda ise. Miks kohustuslik ajateenistus täna ei oleks mõistlik? Me saame täna kutsealustest teenistusse umbes 39% iga aasta, mis teeb üle 3000 ajateenija. Selle arvuga me täidame ära 3-6 aasta jooksul oma sõja ja üksuste vajaduse, ehk siis sõltuvat üksustest 3-6 aasta jooksul vahetuvad kõik reservväelased selles sõja struktuuris. See on meie jaoks täiesti piisav. Enamgi veel jääb piisavalt palju inimesi üle, kes on siis näiteks 6 aastat või rohkem teeninud või tagasi teeninud. Ja selle jaoks, et meil oleks ka reservid, kui läheb sõjaks, meil tekivad kaotused, me saame taastada neid üksuseid. Ja me ei näe siin probleemi, et meil oleks täna vaja märkimisväärselt rohkem ajateenijaid. Nüüd iga kaitseväelane loomulikult näeks suuremat arvu riigi kodanikke, mehi ja naisi teenimas. Nüüd me peame tulema selle juurde, et meie hädavajalik arv on täidetud nende meeskutsealustega. Kui me saaksime täna 2 korda rohkem kutsealuseid, ehk siis kui naistel oleks see kohustuslik, siis me põhimõtteliselt tunneksime ennast
nagu ujujad 3 kilomeetrit rannajoonest, kellele antakse 5 kilo kulda, öeldakse, nüüd sa oled rikas. Et see tegelikult hakkaks meid kurnama. Ma ütlen ausalt, et me ei saaks sellega täna mitte mingil juhul hakkama. Meil on nii palju kasarmuid, 2 korda enam ajateenijate jaoks. Ja see läheks meile, isegi kui meil kõik oleks, siis meil läheks paljud asjad 2 korda rohkem maksma, aga ma küsin, mille nimel, kui meil sõjaaja struktuurid on tagatud isikkoosseisuga, sest meil varustust, relvi, laskemoona niikuinii ei oleks jaksu nendele rohkem osta. Et miks me siis peame sellise asjaga pingutama? Emotsionaalselt ja ma ei tea, riigi kodanikuna loomulikult see oleks väga õige, kui kõik oleksid võrdsed. Täna lihtsalt see võrdsus, kurnaks meid ära ja ma ei pea seda mõistlikuks. Ja see on põhimõtteliselt Kaitseväe seisukoht. Nüüd, kuidas naisi veel rohkem kaasata, siis Kaitseväe õppeasutusena me tutvustame seda tegevteenistuse võimalust koolides, lahtiste uste päevadel, igal pool, kus võimalik, nii ohvitseriks kui allohvitseriks õppimise võimalust. Ja ma ei näe, et me siin midagi saaksime väga palju ära teha, võib-olla paremini seda tutvustust veel, aga midagi erilist küll mitte. Ja lõpuks ma olen ka täheldanud ühiskonnas vahepeal sellist kerget hüsteeriat, kus igaüks, kes heaks võtab, arvab, et kus mina saaksin sõja ajal teenida, sõltumata vanusest või soost, siis ma ütlen, et ühiskond peab ju toimima ka sõja ajal. Meil on vaja inimesi, kes jätkaksid töö tegemist, teenimist, ükskõik mis positsioonil. Et sellepärast me ei peaks kõik inimesi ette valmistama püssiga sõdimiseks. Enamus peab tegema sõja ajal midagi muud. See on minu poolt kõik. Kuulsime siin põhjamaist võrdsuse retoorikat ja nüüd niimoodi ei peeta mõistlikuks võrdsuse vaateid, aga annaks sõna edasi. Ene, palun. Suur tänu. Ma olen teiega 100% nõus, nagu te kuulsite. Aga tegelikult mina juhuslikult olen ka sattunud naiskodukaitsesse, kuigi toetava liikmena. Oli juhuslik. Juhuslikult sattusin, aga hea meelega. Ja ma nägin seal, ma käisin ka, kus teie kenad noormehed õpetasid noori naisi isegi püssiga ümber käima. Nii et ma arvan, et need võimalused on ka paljudel teistel olemas, aga ilma selleta, et me peaksime nüüd üles looma hunnikus kasarmuid ja nii edasi, nii nagu te märkisite. Aga mul on öeldud, et miks pärast me peame naisi võtma, et kõik need poisid, kes tulevad nüüd ja on tulevased sõdurid, siis nad on nii nõrgukesed, et ei täida teie füüsilisi katseid, aga tugevad Eesti naised, küllap nemad seda siis ära täidavad. Kas see on nii? Jah. Mul on terve omaette loeng selle Eesti meeste haiguse ja nõrkuse kohta, ma hea meelega lükkaks selle ümber. Küsimus on enamasti tahtes ja see on kombinatsioon teatud füüsilistest, vaimsetest probleemidest ja sinna juurde tulevast tahtest, mille tulemusel tekib diagnoos ja siis me ütleme, et meil on pool ühiskonda kõveraid ja vaimse häirega, mida me tegelikult täna tänaval ei näe. Nüüd, et me kuidagimoodi nii-öelda nõrku Eesti mehi peaksime asendama tugevate Eesti naistega, kuidas need naised siis järsku tugevaks on saanud, kui meil ühiskond nii nõrk on? Ma ütlen, et see meeskodanike hulk, mida me iga-aastaselt saame, on täna piisav selleks, et me oma riigikaitse arengukavas olevaid sõjaaja struktuure täidaksime elav jõuga. Et ma ei arva, et me peaksime otsima juurde tugevaid naisi. Kuid veel kord, kui vabatahtlikult nad tulevad teenima, nad tahavad teenida, siis see uks on lahti ja ma olen selle üle väga rõõmus. Sest tõepoolest ma olen näinud naissoost ohvitsere teenimas. Ja nii nagu õnnestuvad mehed, õnnestuvad ka naised, nii nagu ebaõnnestuvad meesohvitserid, ebaõnnestuvad ka naisohvitserid, ma ei näe siis väga suurt vahet. Aga tõepoolest see vabatahtlik olukord on täna meile nagu rahaliselt ka veidi kasulikum. Küsin vahepeal, et kas mina olin enne. Kas mingid piirangud on, kas sa ütlesid, et ise lõid neid tingimusi Tapal, mis need tingimused on ja kas
kas ajateenistus naistele on mingisuguseid piiranguid, mida mehed teevad, naised ei tee? Tegelikult ei ole selliseid asju. Need tingimused on need, et nende elamisruumid, magala peaks olema eraldi. Ma tean Rootsis, kus ei ole mitte midagi eraldi, kõik pesemisruumid, kõik on üks sama. Me siiski Tapal tegime need eraldi. Ja ma võib-olla natuke kaldun teemast kõrvale, aga see ei ole mitte sellepärast, et naistel oleks mugavam kuidagi pesemas käia, vaid mehed hakkavad häbenema. Ei mehed, absoluutselt. Eriti nõrgad mehed, tegelikult ka tugevad mehed. Ja see tähendab seda, et nendel on vaja eraldi elamisruumi, eraldi pesuruumi ja see, tänased kasarmud selle jaoks tegelikult ette nähtud ei ole. Aga see on võimalik siiski sedasi korraldada. Pluss on võimalik ära korraldada teatud ajad, need ajaaknad, kes millagi kasutab ja lõpptulemusena seal ei ole probleem. Aitäh! Mul on 2 küsimust. Tähendab, enne kui te Tapal alustasite oma seda siis projekti, võiks nii öelda, et naised on ajateenistuses, kuivõrd te käisite tutvumas Soome kogemusega, kus on vastavalt ajateenistus siis ka naistele vabatahtlik. Ja teiseks, mida te arvate suursaadiku ja üldiselt Norra ühiskonnas ka levinud mõttega, et see, miks nad teevad nõnda, et ajateenistus on sooneutraalne, on see, et nende kvaliteet ja konkurentsivõime sõjaväena oleks tugevam. Mida te sellest arvate? Et naisi on sellepärast vaja kaitsejõududesse, et armee oleks konkurentsivõimelisem ehk veelgi tõhusam kui seni? Esimene vastus, mina ei käinud Soomes seda uurimas. Kuigi ma olen seal käinud ja kogu seda elukorraldust õppinud just nimelt sellepärast, et Kirde-kaitseringkonnaga kuidagi moodi tegutseda, sest et see ringkonnade loomine oli päris alguses, siis mind sinna määratigi. Nüüd me toetusime pigem sellele kogemusele, mida tõid meile ohvitserid, kes on Soomes õppinud. Nii et sealt kaudu me teadsime, mismoodi seal asjad käivad. Ja minu teada ei olnudki mitte midagi erilist. Nüüd see teine küsimus, ma tegelikult ei ole selle päris valmis vastama, sest ma peaks tegema mingisugustki analüüsi, et kuidas see kvaliteet järsku tekib. Ma arvan, et täna kõige paremini see kvaliteet tekib ikkagi läbi selle, et tulevad inimesed, kes tahavad teenida. Et see võiks anda tõesti selle kvaliteedi, sest nii nagu nende noorte meeste tervisega on, see tahe maksab väga palju. Et röntgeni pilt, mis näitab mingit kõverat selgroogu, ei ole tegelikult diagnoos. Diagnoos on see, et kui sul on röntgeni pilt ja mees, kes ütleb, ma ei taha teenida, siis ta saab diagnoosi. Väga paljud ajateenijad teenivad, kes saaksid väga lihtsalt diagnoosi kätte. Aga nendel on tahe ja nad teenivad ja on suurepärased sõdurid. Ma arvan, et naisterahvastega on täpselt samamoodi. Kui me täna teeks selle kohustuslikuks, ma ei kujuta ette, kuidas me siis neid tegelikult teenistusse võtma hakkame, mille alusel see lõpeks ikkagi vabatahtlik, ma kujutan ette. Ja ma ei näe sellest tänases pildis eriti palju kasu. Lihtsalt jätku küsimus. See number, mis hetkel on enam-vähem alla 1% ajateenistuses naisi, on päris väike. Kas kusagil võib olla ka tegu sellega, et teavituskampaania või teadvustamine pole olnud sellisel tasemel, et noored naised teaksid sellest võimalusest? Ma arvan, et see riigikaitseõpetus täidab selle teavituse päris hästi praegu ära. Lisaks sellele koha peal tegutseb Kaitseliit kõigi oma eriorganisatsioonidega, siis veel lisaks riigikaitseõpetusele koolid käivad väeosades, ka meie koolis lastistuste päevadel. Et see info peaks olema küll päris hästi kättesaadav kõigile neile, kes vähegi asja vastu huvi tunnevad. Nüüd, mida me võib-olla võime paremini teha, on just nimelt see sama tegevteenistuses teenimise võimaluste selgitamine. Et seda me võime teha küll paremini, sest et ega meil pole tegevteenistusse ehk siis ohvitserideks, allohvitserideks tulevad mehigi piisavalt palju, et see aasta me
täitsma kõik oma vajadused, aga me peame sellega tõsiselt töötama. Nii et siin ei ole erilist jällegi minu jaoks vahet, kellele me seda kõike tutvustame, aga paremini me peame seda tegema. Ma saan aru, et meil kolleegidel väga palju rohkem küsimusi ei ole, et ma teeksin siin, no kui on, siis on, väga hea. Ma teeksin ühe sellise toetava remargi korras kokkuvõtte sellest teemast tervikuna ja julgen väita seda, et tõepoolest see mudel, mis meil täna Eesti Kaitseväes on naiste kaasamise osas, on tegelikult väga progressiivne ja ma tean väga kindlalt, et näiteks missiooniüksustes oli suisa selline kirjutamata reegel, mida täideti, et 10% väljuvast kompaniist natuke rahulikumasse piirkondadesse oli naisi. Kui Marianne rääkis propagandast või küsis, et kuidas me naistele suudame kohale viia võimalused riigikaitses, siis mina väidan, et Eesti riigikaitse on üles ehitatud 3 tõsisele sambale. On ajateenistus, regulaararmee ja Kaitseliit. Ja ma arvan, et naiste osakaalu tõstmine Kaitseliidu üksustes, kes on sisse kirjutatud riigikaitse struktuuri nüüd selle sõna otseses sõjalises mõttes, nende naiste osakaal seal tõuseb niikuinii praegu väga suure kiirusega. Naised pigem eelistavad täna liituda võitlusüksustega, kui minna naiskodukaitsesse ja selle üle on meil siiralt hea meel, sest oleme ausad. Ehk Eesti ohvitserina ma julgen väita, et sõjategevuses on Kaitseliidu roll alahoidjana, ettevalmistava jõuna arvestatav kuni selleni välja, et Kaitseliit tegeleb sellel hetkel ka tsiviilpõgenike ja muude küsimustega, mis lahingualal tekivad kuni tsiviilisikute evakueerimiseni. Ja seal naiste kasutamine on vägagi mõistlik. Ehk selle tõttu ma väidan, et me peaksime enda ühiskonnas proovima teha sellise kokkuleppe, et me oleme rahul oma tänase mudeliga ja mida rohkem me seda tänast mudelit propageerime, seda efektiivsemaks on meil võimalik oma riigikaitse muuta, kas või selles kontekstis, et Kaitseliidu arvukuse viimine täna 30 000-ni, 40 000-ni võiks olla küll meie eesmärk. Ja põhjus on väga lihtne, sest seda kergerelvastust, mida Kaitseliit vajaks nende ülesannete täitmiseks, mis puudutavad nüüd ütleme turvavaiba tagamist riiklikul territooriumil, siis seda kergerelvastust on meil piisavalt. Seal me võime 100 000 püssi välja anda ja me padrunid ka leiame. Kahureid ja rautereid tõesti kõigile ei jätku. Et selles mõttes ma arvan, me oleme heas olukorras ja me tegelikult nüüd arvamusliidrite kohus oleks see, et me hoiaks seda diskussiooni nagu selles mõttes mõistlikuna, et vaadake, me võime ju jällegi ajada lõhet, et miks me diskrimineerime naisi. Aga mina leian, et see täna ei ole niimoodi. Et naistel on täna kõik võimalused. Okei, see oli siis kokkuvõte. Tahtsin küsida, et kas peate vajalikuks riigikaitse õpetust, ütleme gümnaasiumi või ülikooli astmes nagu kohustuslikuna naisterahvastel? Et kuna me peame nagu ütleme, et ajateenistust ei pea vajalikuks, aga riigikaitse tunnid, ütleme, mingil määral oleks siis gümnaasiumi astmes või siis ülikooli astmes nagu tekiks ülevaat. Kulla meil see kõigile vabatahtlik täna. Räägin kohustuslikust. Ei, kurat siis küsi, kas... Ma arvan, et kui see riigikaitseõpetus natukene muuta kodanikukasvatuseks, kus räägitakse üleüldse riigist palju rohkem, alates sellest, kus kohast tuleb eelarve, kuidas sõdivad püssimehed ja kuidas valitakse meil esindajaid ja kõik muu, mida minu meelest oleks täna vaja palju rohkem teha, see peakski olema kohustuslik kõigile kodanikele. Et see, ma isiklikult väga ei toeta lastele püssiga vehkimise õpetamist, ma ei näe seal väga suurt vajadust, sest et kui nad jõuavad teenistusse lõpuks meile, need, kes jõuavad, siis nad saavad hoopis teise püssi või raadiojaama kätte ja see ei ole nii tähtis. Poistele püssi õpetamine muidugi on maru äge. Neile meeldib tihtipeale paugutada või vehkida sellega, see on lahe, nõus. Aga kui me räägime kohustuslikust, siis see oleks kindlasti kodanikuõpetus nagu laiemalt.
nagu väga palju ei ole, ma küsiks kiuslikult ka, et kas probleeme ka naistega on ajateenistuses. Et üks on see tingimus, et tõepoolest inimlikult on, et ikkagi, ma arvan, kena anda võimalus eraldi olla, aga kas mingisuguseid suhetes mingid pingeid on? Mina ise olen märganud, et nagu vist iga mees, et mehed lähevad seaks, kui nad on ainult oma vahel, aga kas mingid muid negatiivseid näiteid ka on naistega? Ma ütlen ausalt, ma ei tea. Ma olen olnud nendes väevustes küll, kus naised teenivad aega, et ma ei tea, et seal oleks tekkinud mingeid erilisi mingeid pingeid, lisaks sellele, mis meeste vahel niikuinii tekib. Et ma tõesti, ma ei oska öelda, et see kuidagi moodi oleks halvasti midagi mõjunud. Et nüüd lähiajal on noorte meeste sündivus vähenenud, ja paljud noormehed on tervise tõttu jäävad ajateenistusest kõrvale, et kas nähakse võimalust, et suurendada või vajadust suurendada naissoost kodanike ajateenijate arvu, mis praegu on 1% ringis. Aga me saame seda suurendada ainult kahel moel. Üks on see, et me kuidagi moodi hakkame seda rohkem reklaamima, teeme seda veelgi atraktiivsemaks ja kutsume naisi vabatahtlikult teenistusest tulema. Teine on see, et me teeme selle kohustuslikuks. Nagu ma ütlesin, see teine punkt minu jaoks täna ei ole vajalik. Ja see, mis me täna teeme, on, me uurime seda kutsealuste tervisenõudeid. Meil on ometi projekt selle jaoks. Ma arvan, et kui me sellega lõpetame, siis me leiame võimaluse võtta teenistusse rohkem 39% kutsealustest. Ehk siis nende hulgas, keda täna peetakse haigeteks. Seal on mitu asja, nende hulgas ka see, et me peame hoopis teistmoodi seda elavjõudu, kuidas ma nüüd ütlen ilusti, käitlema ajateenistus. Ehk siis kui meil tuleb sellest materjalist, siis selle materjali kohaselt me peame sellega ka tegelema. Et kindla peale me suurendame seda ajateenijate hulka juba selle näol. Nii et jällegi ma ei pea vajalikuks mingisugust erilist kampaaniat naiste poole kuidagi tekitada. Ja kui neid tuleb rohkem kui täna, minu pärast kas või 10% või veel rohkem, siis neid lihtsalt tuleb, kui meil selle jaoks ka ruumi on. Mis seal ikka? Ma arvan, et annaks nüüd sõnajärgi üle, et aitäh kolonel Heremile. Hääletame me siin ei hakka, aga meelsus on vist näha, et aga ei tahaks sundida naisi ajateenistusse. Minule naised väga meeldib. Enamus meist. Nüüd annaks sõna Ingrid Müülingule, kes räägib siis naiste tegevkarjäärist. Ajateenistus on ka ikka pandud ülesandeks ja kuidas ma peaks teid tituleerima. Konsultant, mis oli see sõjaväeline karjäär, seda võiks ka ära. Kapten Major ikka. Ma räägin, ma ei uskunud teda. Vabanda. Ja siis neile, kes teavad rohkem maaväe auastmeid ja mereväe auastmeid, ei tea, et kapten Major on sama, mis major, mitte kapten. Et mina olen siis Ingrid Müüling, olen töötanud ja teeninud riigikaitse struktuurides üle 20 aasta ja neist 15 tegevväelasena. Ja siis jõudsin kapten Majori auastmeni ja viimane ametikoht oli pressijaoskonna ülem. Olen käinud 2 välismissioonil Iraagis ja mina ei ole ajateenistuses käinud, küll aga olen selle 20 aasta jooksul sellest korduvalt puudust tundnud. Ja praegu kasutan võimalust, mida siis kaitseväeteenistuse seadus võimaldab ja olen oma tegevteenistuse peatanud, töötan erafirmas, et omandada ka tsiviilelu kogemust. 20 aasta jooksul on naiskaitseväelastesse suhtumise diskursus Eestis väga palju muutunud. Et kui aastatuhande vahetusel käisin tänaval ringi vormis, siis inimesed tulid juurde ja küsisid, et oi, kaitseväes on naisi ka või. Ja et see oli nagu väga imestamisväärne nähtus. Siis tänapäeval tullakse samuti vormis naise juurde, aga küsitakse rohkem asjalikke asju, küsitakse ajateenistuse kohta, auastmete kohta, selliseid nagu kaitseväe eluolu kohta. Et naiskaitseväelane ei ole kindlasti enam haruldane olend. Ja väga olulise fundamentaalse muudatuse tõi
naiste kaitseväeteenistusse möödunud aasta algul kehtima hakanud seadusemuudatus, mis siis võimaldab naistel ajateenistust läbida. Ja ka tegelikult kuni selle ajani oli naisohvitsere, allohvitsere erinevatel kursustel selle auastme omandanud ja sõjalise ettevalmistuse kaitseväes isegi rohkem kui praegu, 11%, vaid vist kõige suurem arv oli mingi 13–14%. Aga see ettevalmistus ei olnud süsteemne ja ilma ajateenistus läbimata oli naiste stardipositsioon meestega võrreldes oluliselt kehvem, sest puudus selline omavanuste inimeste juhtimise kogemus, koostöökogemus üksuse sees ja nii-öelda sotsiaalne kapital, millega kaitseväes edasi minna. Samas ongi ju ajateenistuse üks alustalasid võrdsus, et kõik alustavad võrdselt stardipositsioonilt ja siis on näha, kelles on rohkem juhiainest ja kellel millised võimed on. Et selles mõttes on rõõm tõdeda, et täna kõrgemasse sõjakooli või lahingukooli astuvad naised on meestega võrdselt stardipositsioonil, neil on sama baasväljaõpe ja sama kogemus. Enne täna esinema tulekut ma konsulteerisin ka teiste naiskaitseväelastega, nii kogenumatega, kes on juba aastaid teenistuses, kui ka nendega, kes on hiljuti ajateenistuse läbinud. Ja siin tooksin mõned sellised naiskaitseväelaste pilgu läbi nähtud momendid välja. Et kõigepealt juhi roll. Kaitseväes ohvitseri või allohvitserina teenimine tähendab, et pead olema eeskujuks alluvatele, ajateenijatele, noorematele kolleegidele. Noorema aaveohvitseri esimene ametikoht on rühmaülem ja kus ta peab juhtima 30 meest reeglina, harva kui mõni naine hulka satub. Ja ei tasu nüüd arvata, et noor naisterahvas, kui ta läheb 30 mehe ette, et kõik arvavad, et selline peabki meie ülem ja juht olema. Et kindlasti ta peab olema enesekehtestamisvõimeline, suutma neid inimesi juhtida ja saama selle üksusega hakkama. Samuti Eesti Kaitsevägi on piisavalt väike, me kõik tunneme üksteist, teame, kes on milleks võimeline ja teame, millised on näiteks legendaarsed ohvitserid, kelle järel sõdurid lähevad missioonile ilma küsimata pimesi ja kelle alluvuses tahetakse teenida ja kes on need, kelle usalduskrediit nii kõrge ei ole. Et ka selles mõttes tasub iseendaga tööd teha, peeglisse vaadata ja mõelda, et millisele ametikohale ma sobin, et kas minus on ainest selliseks juhiks, kelle järel teised inimesed tulevad ja lähevad lahingusse, sest kaitseväelist juhti eristab tsiviiljuhist siiski see, et inimesed ka väga kriitilistes olukordades peavad oma ülemad saama jäägitult usaldada. Et jällegi selle ajateenistuse juurde tagasi tulla, et kui on korralik vundament laotus, et siis on seda pealisehitist sinna peale juhile oluliselt lihtsam teha. Suhtumine naistesse, kaitseväes teenivad naised, eriti need, kes on hiljuti ajateenistuse läbinud, üldiselt kiidavad oma ülemate õiglast suhtumist ja on olnud ka neid, kes on öelnud, et ülem, kui ta teadis, et naine tahab astuda kõrgemasse sõjakooli, siis suhtus temasse isegi rangemalt, et teda selleks ette valmistada. Samas ma olen ise kogenud nii ülema kui alluvana, et teisest soost inimesele tagasiside andmine ja tema kasvatamine ja õpetamine, mis on iga ohvitseri kohus, on oluliselt raskem kui samast soost inimesele, kellega on nagu lihtsam samastuda ja kellele on lihtsam öelda, et ma saan aru küll, miks sa praegu oled laisk või lohakas. Et selles suhtes oleks kindlasti hea, kui naisi oleks rohkem. Ma ei ütle, et nüüd peaks olema nii palju, kui kolonel siin drastilises näites välja tõi, et teist sama palju kaitseväge ja ajateenijaid veel. Aga kui naisi on rohkem, siis nad on vähem erilised ja nendesse suhtumine on selline vähem eristav ja nad saavad rohkem keskenduda teenistusele ja mitte eriline olemisele. Ja see kasvatab ka ülemaid, kelle jaoks see kindlasti on ühe erilise inimese olemasolu üksuses on võib-olla natuke raske ja ta peab kogu aeg mõtlema, et mida ma siis selle erilise
tüübiga nüüd pean teistmoodi tegema, et tegelikult mitte midagi ei pea tegema, et naised, kes tulevad ajateenistusse, nad eeldavad, et nad on võrdsed ja neid koheldakse samamoodi. Rääkides naistest ei saa mööda ka füüsilistest võimetest, mis on vaieldamatult üks tegelikult tõsine moment. Et kuigi Kaitseväes on füüsilise vormi mõõtmiseks kasutusel väga põhjalikud ja pädevad katsed, millest kõik on kuulnud, kuidas me jookseme, teeme kätekõverdusi ja kõhulihaseid, siis seljakott on kõigi jaoks sama raskusega ja kuulipilduja kaalub 11,5 kilo nii selle jaoks, kes on 50-kilone kui 80-kilose jaoks. Nii et, jah, täpselt, et naised, kes planeerivad ajateenistusse minna, peaksid arvestama, et füüsiline vorm on vajalik. Ja ka heas füüsilises vormis olles oleme me nõrgemad kui mehed, et see ei ole nagu tore, et kui püüad ja teed enda kallal tööd ja ikka kuidagi ei tule välja. Et siin on ka võimalusi adekvaatselt hinnata ja mõelda erialavalikule, et õhutõrje ja suurtükiväe pataljon, et seal on olnud väga edukaid naisajateenijaid või ka ohvitsere, allohvitsere. Siis siit edasi nüüd oleks mõttekas küsida, et naistel on nüüd rohkem võimalusi ja võrdsust ja et mida annab naiste osalus Kaitseväele ja riigikaitsele, et eelkõnelejad on siin palju juba ära rääkinud, et üksteist segameeskondades on rohkem sellist positiivset konkurentsi ja tekib sünergiat ja kes see ikka tahab naisterahvale alla jääda ja mida enam erinevaid inimesi läbib ajateenistuse, seda enam on ühiskonnas teadlikkus ka kaitseküsimustes suurem. Samas tulles siin tagasi, kui räägid sellest riigikaitse õpetuse viimisest suuremate rahvamassideni, minu meelest on kirjas riigikaitse arengukava mittesõjalises osas, et aastaks 2020 on kas vähemalt soov on riigikaitse viia kõikidesse gümnaasiumitesse ja kutseõppeasutustesse. Ma ei tea, kui kindel see plaan on. Ja siin enne mainitud kodanikukaitse, et inimesed teaksid, kuidas toimib riik ja üldse, mis on riigis millegi või ühe või teise institutsiooni ülesanne, on kindlasti mõttekas. Samuti sellised asjad, et kui ma eksin metsas ära, mida siis tuleks teha, et kas see peakski alati olema just riigikaitse sõjalises mõttes, aga kindlasti mingid elementaarsed ellujäämisoskused ja ühiskonnas hakkama saamise oskused. Ühiskonna, jah. Ma ütleksin ka Kaitseväe sellise kogemuse kohta, et Kaitsevägi on olnud väga paindlik. Erinevate inimeste kaasamisel Kaitseväe teenistusse. Et kindlasti on muidugi naiste osalus Kaitseväest on astunud sama jalga kui kogu ühiskond, et me kõik mäletame, millised olid 90-ndad ja milline on suhtumine praegu, et ega ta ei ole olnud Kaitseväes teistsugune, aga ma tooksin siin mõned näited, et meil on Kuperjanovi pataljonis nooremleitnant Kadri Rodimaa, kes alustas teenistust meedikuna, et ta oli medõde väeosas. Ja selgus, et tema sõjalised võimed ja huvi olid nii suure, et ta käis mitmel missioonil ja siis käis läbi kursuse, et ohvitseridele, kellel on juba tsiviilkõrgharidus olemas ja nüüd on rühmaülem ja õpetab välja juba mitmendat üksust ajateenijaid. Samas on seersant Rutt Tiiks Kautspataljoniist, kes on soomukijuht, käis ka mitmel missioonil, vahepeal oli laevakaitsja kuskil firmas ja nüüd on jälle Kaitseväest tagasi. Et Kaitsevägi on nagu sellist head tahet ja naiste integreerimisel üles näidanud, kui on ka ise asjalikud naised, kes tahavad teenida. Ja siin, kui oli jutt, oli Kaitseliidust, et see on väga tore, kui Kaitseliitu naised lähevad, samas Kaitseliit on, kindlasti kõik on nõus, et Kaitseliit on selline heas mõttes konservatiivsem organisatsioon kui Kaitsevägi, kus on ohvitseridel pikaajaline välisriikides teenimise kogemus ja siis juba sealt saadud selline sotsiaalne kapital, et kuidas maailmas asjad käivad.
Loomulikult oleks õiglane, kui kõik Kaitseväe, kõik noored inimesed annaksid 1 aasta oma elust riigikaitsele, aga kuna see praegu ei ole realistlik ja nähtavasti ei ole seda niipea, siis tooksin siiski välja mõned mõtted, et see idee teavitada kõiki noori naisi ka võimalusest kaitseväeteenistust läbida väärib edasimõtlemist, et teavitustöö poole pealt. Samas näiteks Soomes ei saa ei mehed ega naised enne politseinikuks õppida, kui neil on kaitseväeteenistus läbitud. Et ka sellistele asjadele võiks mõelda. Aga ma arvan jätkuvalt, et on väga positiivne, kui mida rohkem inimesi on riigikaitsest teadlikud ja riigikaitsesse kaasatud, et kuigi neid võimalusi nagu ei ole piiramatult, et siiski peaks mõtlema, kuidas seda laiapindsust suurendada. Aitäh! Nii, kas kellelgi veel on küsimusi peale Aivar? Palun, Marianne. Suur tänu, oli väga huvitav ja asjalik ettekanne. Mu küsimus on tegelikult nüüd 2 eelmise esineja pealt kokku. 2 meest, kes enne teid esindasid suhteliselt dramaatiliselt erinevaid seisukohti. Norra kogemus või sõnum oli see, et selleks, et operatsiooni võimekus suureneks ja selleks, et oleks võrdsed võimalused, õigused ja kohustused ühiskonnas täidetud, on vajalik kohustuslik sooneutraalne ajateenistus. Ja meie kogemus, mis väljendus siis kolonel Martin Heremi kujul, oli see, et kohustuslik sooneutraalne ajateenistus Eestile pole vajalik. Selleks, et Ameerikas oleks afroameeriklasest president Obama, oli kunagi võitlus, mille kuulus sloogan oli, et I have a dream, Martin Luther King. Ilma selle ühe lauseta, ma usun, poleks meil praegu sellist presidenti. Ehk teisisõnu, kui küsida nüüd teilt kui naiselt, kellel on kogemus, 20-aastane tegevväelase kogemus, mis võiks olla see Eesti tee, mis oleks Eestile vajalik? Aitäh! Ma arvan, mul oleks väga hea meel, kui see naisajateenijate arv suureneks. Ta ei peaks olema nüüd nii, see peaks olema kooskõlas riigi võimalustega, aga neid võiks olla rohkem, sest kui on mingisugune kriitiline mass, siis sealt on ka mida valida juba kõrgemateks juhtideks ja nii-öelda edenemiseks. Kindlasti see suurenemine, see on nüüd tehniline küsimus, et kuidas seda teha, et kas igal aastal natuke rohkem ja muidugi unistus oleks see, et kõik need mehed, kes praegu ei läbi ajateenistust ja kõik läbiksid ajateenistuse või vähemalt annaksid aasta oma elust riigi heaks, aga see unistus on vist natukene liiga suur. Et ma arvan, et realistlik ja võib-olla mõtlemist väärt oleks nii-öelda naiste hulga nii palju suurendamine, et sealt oleks ka mida valida, et nad ei oleks enam nii erilised ja üksikud seal ajateenistuses. Aitäh, jäi mul võib-olla tähelepanuta, aga kas naiste soov on tõusuteel ja kas see sõel on väga tihe pääseda nüüd ajateenistusse? Seda peaks nüüd, ma ei tea, äkki kolonel on paremini kursis. No sel moel ta ikka on, et kui 2009-2010 neid ajateenijaid, ma ei pea silmas nüüd, väga paljud nendest läksid Kaitseliidu SPK-s baaskursust läbima. Nüüd, kui nendel aastatel oli 3 ajateenijat aastas umbes, praegu on 19, siis see on nagu populaarsem, aga ma ei tea jällegi, kui paljud nendest oleksid varasemate reeglite kohaselt seal Kaitseliidu sõduri baaskursuse läbinud. Et palju nad nüüd kasutavad selle ära ja ma tegelikult ei tea, kui paljud naisajateenijatest tulevad kindlal põhjusel saada tegevväelaseks. Et kui paljud panevad ennast lihtsalt proovile, sest nüüd ma ütlen seda ka, et 3 aastat tagasi mina ei võtnud mitte kedagi, kes tahtis ennast proovile panna. Ma ei ole nõus sellega. Kes tahab saada tegevväelaseks, palun, sellega on arusaadav, aga need, kes tahab proovile panna, proovile saab igal pool mujal panna.
meesterahvas ka. Et ikka mingisugune huvi suurenenud tõenäoliselt on. Nii, palun, härra Riisal või ise? Lühike kommentaar ette, et jah, aastaid oli ju Kaitseliidu baaskursus oli ainus võimalus sõjakooli tüdrukul pääsemiseks, kui ta ei läbinud ajateenistust. See selleks. Ma tegelikult küsin, Ingrid, sinu käest, mina tunnen sind kaua ja olen olnud ka sinu alluv, ehk õppusel oled sa olnud minu ülem ja nii edasi, aga et oled sa kunagi tunnetanud tegelikult diskrimineerimist, sellepärast, et sa oled naisohvitser, eriti kui sa olid veel noorem ohvitser, täna sa oled vanem ohvitser, täna on sinu olukord natukene parem. Mina tean muuseas ühte naisohvitseri diskrimineerimisjuhtumit Kaitseväes. 23 aastat teeninud 2 kõrgharidusega naine on tänaseni kapten, kes on kunagi kitsastel aegadel täitnud isegi pataljoni ülema kohuseid ja täna ta teenib Kaitseliidus ehk selles mõttes ma tean, et see on diskrimineerimine sellepärast, et ma lihtsalt tunnen ka seda isikut isiklikult ja olen temaga koos teeninud Kaitseliidus üle 15 aasta. Et tegelikult oleme ausad, et kas me tahame või ei taha, aga ma hästi Kaitsevägi tundva isikuna julgen siiski väita, et ega me lõpuni sellest patust puhtad ei ole, et naistel on meestega võrdselt võimalus liikuda eelkõige just vanemohvitseri karjääriredelil sama intensiivselt, kui seda teevad, meil on näiteid siin 1,5 kuuga kindralleitnandiks või 1,5 aastaga kindralleitnandiks, eks ju, et tegelikult need asjad on omavahel väga kontrastsed. Siin Riigikogus võib rääkida ausalt ja vabalt, see ongi see koht, kus ka ohvitserid saavad rääkida vabalt. Ma siis vastaksin, et loomulikult Kaitseväes oli ja on siiamaani inimesi, kes nad ei tule ütlema kõva häälega, mis nad arvavad naistest Kaitseväes. Et ma ei nimetaks seda võib-olla diskrimineerimiseks, et diskrimineerimine vist käib ise mingi paragrahviga koos, aga ei ole, ütleme, soodne suhtumine. Ja kaitseväeline karjääri tegemine, see niikuinii tähendab, et pidevat sellist konkurentsi, kus aeg-ajalt kasutatakse nagu positiivses võtmes ära mingisuguseid häid omadusi ja aeg-ajalt negatiivses võtmes, nii et selle karjääri ja nii-öelda väikse nügimisega peab arvestama, et on see siis meeldiv või mitte. Et ma arvan, et see on nii kõigi riikide kaitseväges, et see on lihtsalt midagi sellist, millega kõik on harjunud, aga samas tuleb ka ennast sellesse konteksti paigutada, et kui meil on nüüd kodanik, kellel on 2 kõrgharidust, et see ei tee temast veel head sõjalist juhti. Et see näide, mis ma tõin, et on karismaatilised ohvitserid, kelle järel minnakse lahingusse, et kindlasti selle 2 kõrgharidusega inimesele leidub koht, kus ta saab oma teadmisi väga hästi rakendada, aga kas ja ka vanemohvitseri koht, aga jah, sõjaliselt juhilt eeldatakse nagu mingeid omadusi veel. Selle asjale minnakse. Okei. Aivar läheks üksinda ka lahingusse ja hommikul demonstreeris seda, kogu aeg tahab minna. Aga kas mingi statistika kinnitab, et naistel on karjääri tegemine keerulisem? Ma oletan, et seda on lihtne küll statistiliselt tõestada perekondlikel põhjustel, aga kas tegelikult on näha, et on lagi ees või ei ole? Ei usu. Ei ole tegelikult. Aga ma arvan, et ei ole lage ees, aga samas mida kõrgemale, seda teadvad lugupeetud poliitikud ise sama hästi, et kas on alati nagu tahtmist seal väga kõrgel nügida ja trügida, kus ka läheb väga kitsaks. Miks läheb kapten major reservi? See on õige. Et ega see ei ole kaitseväes nagu teistmoodi, kuigi ma natuke kahtlustan, et ta võib olla, aga et isegi Aivar võib natuke õigus olla. Ma ise mäletan aastast 2005 või 2006 väga kõrge ohvitser ütles, et homodel ei ole kaitseväes kohta, see on selge. Mul jäi see nii meelde, ma mõtlesin, et mida ta sellega mõtles täpselt, et mis see täpselt siis on. Et praeguseks, aga ta ütles niimoodi. On meil veel küsimusi? Palun, Mariann. Hiljutisel noorte teeviidal, kus noored otsivad endale siis võimalikku elukutset ja nii,
oli väga hästi esindatud ka kaitsejõudude erinevad stendid ja ma juhtusin seal rääkima ühe teie kasvantikuga, kolonel Herem, ja küsisin selle noore naise käest, vormi kandva noore naise käest, et kas teie mõte on ka saada kindraliks. Ta vakatas, kergelt punastas, ütles, aga miks ma muidu siis õpin selles Kaitseväe ühendatud õppeasutustes. Mu küsimus tegelikult, Ingrid Müüling, teile on, millal, pidades silmas ja tundes 20 aastat Eesti kaitsejõudusid, sellest noorest naisest võiks Eesti oludes saada kindral? Jah, no kõigepealt võiks öelda, et siis, kui Eesti on saanud naispeaministri, et küll siis tuleb ka kindral. Aga kindlasti läheb aega, kui nüüd võtta nende hulgast, kes praegu lõpetavad. Neid on vist arvuliselt nagu natuke rohkem, et sealt on. Aga on ka perspektiivikaid naisi nii-öelda varasemates põlvkondades. Nii et noh, ma usun, et 10 aastat läheb või mida kolonel arvab. Ma olen sellest nii neutraalne, ma ei tea. Ma tean, et praegu on kolonel leitnant Künnap on vist kõige kõrgema auastmega veel teenistuses. Ma teaks, meil kolonel leitnandi veel on. Et noh, tema võiks siis saada 6 aasta pärast näiteks juba. Et see oleks nagu kõige kiirem, aga see on puhas teoreetiline arvatus. Ja muuseas, Künnapu mees on ainult major. Kuidas? Künnapu teenib praegu täiendõppekeskuse ülemana KBA-s. See mõte küll õuduse, et perekonnas on nii. Kuidas see mees koju läheb? Aivar, tahtsid öelda, ei taha? Ei küsi midagi. Aga mis seal ikka, et aitäh, annaks siis sõna meil Välisministeeriumile, keda on siin terve vägi. Nimed on kõik ilusti kirjas, aga ÜRO resolutsioonist rääkima. Jah, aitäh, lugupeetud Riigikogu liikmed, minu nimi on Karmen Laus ja sissejuhatuse teen mina ja kui ma jään küsimustega vastamisele ette, et selleks on teised kaasas, kuna resolutsioon 1325 on vastuvõtmise saadik arenenud väga laiaks teemade valdkonnaks alates kriisireguleerimisest kuni naiste võimestamiseni, et sellepärast on ka nende tegevuste loetelu resolutsiooni täitmiseks väga pikk. Aga järgmisel aastal siis möödub 15 aastat sellest päevast, kui ÜRO Julgeolekunõukogu võttis vastu resolutsiooni 1325. Resolutsioon sündis reaalsest vajadusest, kuidas paremini reguleerida kriise, sest paratamatult oli see olukord, et kriisides kannatasid kõige rohkem naised ja lapsed ja resolutsiooni vastuvõttes tunnistati, et tegelikult on vaja nii konflikti lahenduses, konflikti ennetuses kui ka konflikti järgses ülesehitustöös vaja arvestada soolist aspekti ning tõsta oluliselt naiste panust julgeoleku tagamisse. Otsusega seoti siduvad ülesanded resolutsiooni rakendamiseks nii Julgeolekunõukogule endale, et kuidas siis resolutsiooni täidetakse, kuidas selle täitmist jälgitakse, kui ka ÜRO liikmesriikidele ja teistele rahvusvaheliste organisatsioonidele, mille eesmärk ongi tagada soolise aspekti arvestamine kriisiohjeoperatsioonides, suurendada naiste rolli konflikti lahenduses ning kaitsta naisi relvakonfliktidest vägivalla eest. Resolutsiooni 1325 täitmine Eesti jaoks jaguneb 2. Üks on Eesti tegevus rahvusvahelisel tasandil ja teine on Eesti tegevus riigisiseses korralduses, vastavas seadusandluses, rakendamises, väljaõppes. Rahvusvahelisel tasandil jätkab Eesti resolutsiooni 1325 ees seismist, keskendudes eelkõige naiste võimestamisele hariduse kaudu, inimõiguste kaitsmise kaudu, väljenduse ja internetivabaduse ning ka karistamatuse vastu võitlemisel. Eesti on Inimõiguste Nõukogu liige ja seisnud Inimõiguste Nõukogus resolutsiooni 1325 põhimõtete rakendamise eest ning korranud üle selle rakendamise olulisuse
eelkõige konfliktiennetuse, konflikti lahenduse ja rahuloome aspektist. Eesti on ka ÜRO naiste staatuse komisjoni liige, mille eesmärk on tugevdada naiste rolli ühiskonnas, parandada rahvusvaheliste organisatsioonide koostööd selle eesmärgi tõhusamal täitmisel. Ja Eesti on neis foorumites pidevalt ja alati tutvustanud oma seisukohti, kuidas paremini saaks rahvusvahelisel tasandil resolutsiooni ellu viia, kui ka see, mida Eesti on konkreetselt ette võtnud. Kuigi resolutsiooni vastuvõtmisest on 15 aastat ja järgmine aastal valmib ÜRO poolt spetsiaalselt eriraport, kuidas resolutsiooni on täidetud, jätkub töö nii Eestis, koduses Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil edasi. Rahvusvahelisel tasandil on paljud organisatsioonid nimetanud enda eriesindajad resolutsiooni 1325 täitmiseks, näiteks nagu NATO, nagu OSCE, ja Eesti on igati toetanud nende eriesindajate tööd, sellepärast et nende eriesindajate töö kaudu õpime me ise Eestis, kuidas paremini kasutada teiste maade kogemust või kus peaks me paremini oma tegevust suunama või millistes uutes valdkondades me peaksime muudatusi ette võtma. Juba mainitud oli see, et eelmine aasta vastu võetud ja jõustunud kaitseväeteenistuse seadus on väga oluline muutus Eesti jaoks ka resolutsiooni 1325 täitmise kontekstis, sest seaduse kohaselt saavad naised võtta endale kaitseväekohustuse, asuda tööle tegevväelasena kaitseväkke, olla osa reservis, võtta osa õppekogunemistest. Samuti suurendab seadus naiste võimalusi osaleda ka rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel ja seaduse rakendamine aidanud kaasa kaitseväel sooteemasid tõstatada, edendada riigisiseselt kui ka välismissioonide kontekstis. Ja siinkohal on oluline märkida, et sooaspekti kasutamine, rakendamine, sellele tähelepanu pööramine on kasvanud ka rahvusvahelisel tasandil ja operatsioonide ettevalmistamisel. Kõikidel uutel missioonidel või täiendavatel missioonidel on nõunikud, kelle ülesanne on jälgida sooaspekti mitte ainult ka missiooni sees, vaid ka missiooni tegevuse välja suunatud tegevuses. Ja heaks näiteks on siin Eesti osalemine Afganistanis, kus Eestil olid missioonil naised, kelle ülesanne on olla omad ülesanded, aga eesmärk ka see, et naistel Afganistanis kohalike elanikega kontakti saada on tunduvalt lihtsam selles suhtes, et nende rolli võetakse teistsuguse nagu puhtalt sõjaväeliselt, aga samas Eesti naised missioonil saavad teha väga kasulikku tööd ja seda naiste rolli välismissioonidel on samamoodi, et tuleb sisse teistsugune mõõde probleemi nägemisel, lahendamisel ja ka paljud teised riigid on kasutanud naiste rolli konkreetselt missiooni eelseisvates ülesannetes ja meie kogemus on näidanud seda, mis on nagu olnud Ühendkuningriigi või Taani kuningriigiga, et see on väga vajalik ja igal järgmisel uuel missioonil on suurem osa naistel ja mitte seda ka sellest, et tegemist oleks ainult puht sõjaväelise operatsiooniga, vaid paljud uued missioonid on väga laiaulatuslike mandaatidega, mis sisaldavad nii tsiviilelemente kui ka sõjalisi elemente. See, mis puudutab Eesti sisest tööd, siis jätkub koolitus nii Politsei- ja Piirivalveametis, Kaitseministeeriumiga, koostöös Sisekaitseakadeemiaga ja resolutsiooni 1325 eesmärgid ja ka Eesti rahvusvahelise tasandi praktiliste tegevuste tutvustus on olnud ka Kaitseväe ühendatud õppeasutustes ja Balti kaitsekolledži kursuste osa. Ja Eesti Välisministeeriumi roll on ka siis rääkida soolaste teadmistest missioonieelsel koolitusel, mida viib läbi Välisministeerium. Ja nagu öeldud, Euroopa Liidu ja NATO operatsioonides, sealhulgas ka juhttasandil, arvestatakse soolise aspekti ja peetakse seda oluliseks ja selle tähtsus kasvab. Tulles tagasi, mida Eestis on uuritud, siis siin paaril korral kuskil käisid läbi küsimused, mida Eestis arvatakse.
naiste rollist või ka inimõiguste kontekstis, on Inimõiguste Instituut läbi viinud uuringu Inimõigused Kaitseväes eelmisel aastal ja raport ilmus selle aasta mais. Raporti tulemusel võib öelda, et inimõiguste kaitsmisega Eesti Kaitseväes on kõik korras, kõik on positiivne, kuid samas on jätkuvalt valdkondi, kus tuleb inimõiguste alast teadmist või teadlikkust tõsta ja jälgida, et tehtaks tööd, et see tase säiliks. Ja siinkohal on paslik välja tuua, mida siis arvasid ajateenijad ja kaitseväelased ise naiste ajateenistusse võtmisest. Siis oli ajateenijate seas suhtumine üldiselt soosiv ja positiivne. Välja toodi 16% vastanutest, kes leidsid, et äkki naiste koht ei oleks ajateenistuses. Kutselistest kaitseväelastest toetasid naiste ajateenistust üle poolte ja ütleme niimoodi, jah, mitte kohustuslikku lihtsalt ajateenistust selle seaduse valguses. Aga selle uuringust tuli välja ka seda, et kaitseväes töötavad naised tõid välja, et nad on kogenud aeg-ajalt solvavaid märkusi, ebameeldivat tähelepanu või füüsilist ahistamist, kuid võrreldes 2005. aasta uurimusega on soolise ahistamise juhtunud vähenenud, mis on positiivne. Ja nagu ka Ingrid Müüling juba ütles, et ühiskonna arusaam sellest, kas naised osalemine kaitseväes või ajateenistuses on igapäevase elu osa või võimalus, siis see näitab seda, et ühiskonnas on see muutus toimunud ja kaitseväge ei peeta enam ainult meeste kohaks. Ja Eesti riigil on sel aastal lõppemas 1325 rakendamise tegevuskava ja järgmise aasta kevadel me teeme kokkuvõtte 4 aastast, mida Eesti on siis ette võtnud ja koos ÜRO vastava sisulise raporti tulemuste ja soovituste alusel koostab Eesti siis järgmine aasta uue tegevuskava resolutsiooni 1325 rakendamiseks. Aga siia lõppu tahaks rääkida seda, et 1325 on oma temaatikalt väga laiaks läinud ja väga palju pööratakse tänapäeval rahvusvahelisel tasandil tähelepanu naiste rollile ühiskonnas, majanduselus, just selles võtmes, et stabiilne majandus, stabiilne õigusriik hoiab ära konfliktid ja selles ühiskondliku töö edasiviimises on oluline roll naistel ning et sellest ka Eesti toimetab arengukoostöö võtmes, on toetanud erinevaid projekte nii Aafrikas, Afganistanis, Aasias, Ukrainas, Gruusias, mis on just suunatud sellele, et naised on suutelised ise ühiskonnaelus hakkama saama, endale teenistust leidma, lastele õppimisvõimalused ja eelkõige Eesti poolt. Kui me leiame, et haridus tüdrukutele on iseenesest mõistetav, siis kahjuks see maailmas veel nii ei ole. Ja tulles nüüd siia juurde, mis puudutab siis Eesti põhimõtteid, mida me toetame, on Eesti toetab naiste ettevõtlust ja aktiivsust poliitilises elus, kuid selle aasta kevadel välja tulnud ÜRO raport selle kohta, kus Eesti asub nii naisministrite kui parlamendisaadikute reas, siis need numbrid ei ole sellised, mida me tahaks avaldada ajalehtede esikülgedel. Nimelt on Eesti naisministrite arvult maailmas 50. kohal ja parlamendi liikmete seas 78. kohal. Ehk siin on paslik küsida, where are the women 2014 eelmise aasta kohta. Ja ja siis lõpetuseks ma kasutaksin Margaret Thatcheri sõnu, et if you want something said, ask a man. If you want something done, ask a woman. Aitäh. Mis see nüüd oli? See on diskrimineerimine praegu. Viimane lause. Ütleme niimoodi, et ma peaksime tundma ennast praegu väga halvasti. Tõusma püsti ja tegema demonstratiivse välja. Ja Aivaril on üks kiuslik küsimus. Minul on kiuslik küsimus. Mul on enne üks, sest ma tean, et mul on õieti 2, aga Aivar küsib sellest teise ära. Mis see esimene oleks mul
kui te ütlesite, et naised kannatavad sõjas rohkem kui mehed, siis ma saan aru kõigist kannatustest, aga surmajuhtumitest vist nad ikkagi ei ole mööda läinud. On teil seda statistikat? Statistikat selle kohta ei ole, aga pigem vaadatakse konflikti seda laiemas, mitte ainult kahe poole sõjalist konflikti, kui palju selles on hukkunuid, vaid sellest, et konflikti mina mõtlen hukkunuid, et ma muid kannatusi olen nõus selle väite. Aga Aivar küsi järgmine. Täpsustab. Minu täpsustav küsimus on see, et te väitsite, et Afganistani missiooni puhul naiste kontakti saavutatavus kohalike elanikega on parem kui meestel. Ma seaksin selle väga tõsise kahtluse alla Afganistani suhteliselt hästi tundva inimesena. Võidel mõlemal poolel. Ja täpselt nii, võidel mõlemal poolel. Et millele see väide nagu tugineb? Praktikas kindlasti ka, ma arvan, missioonikogemusega moslemi, härra kolonel, kas te olete käinud ju ilmselt missioonil mõnes Araabia või moslemi riigis, et see lihtsalt ei vasta tõele kahjuks? Ütleme niimoodi, et tulemusel, et kas naistel on kohalikega parem on see näiteks Afganistani puhul see, kui tegemist on vaja meditsiinilise abiga, siis kahjuks meesarsti naiste juurde ei lasta. Aga Afganistani ma tõin sellepärast näiteks, et see on kõige suurem missioon, mis Eestil on olnud, kus on naised missioonil osalenud suuremas arvus kui muudel missioonidel väljaspool Euroopat. Aitäh selle hea ettekande eest. Mul on pisut provotseeriv küsimus, sest see resolutsioon 1325 hakkab tähistama 15. aastapäeva ja Eesti ÜRO aspektist vaadates on selle resolutsiooni üks eestkõnelejaid. Seda märkasime meie härrased, kui me käisime New Yorgis ja olime lähedal sellele, kuidas endise välisministri esinemise peale teised maad ja rahvad jooksid tormi, et kuulata, kuidas seda 1325 Eesti täidab. Ja provokatsioon hakkab mul siit, et see on tore, et meid teatakse maa ja ilma taga kui kõva 1325 seisjad, aga sissepoole me vaevalt teame, mis asi see selline on. Ja vähe sellest, ma hakkasin meenutama, et ühel hetkel väga vastutusrikastes pealinnades olid suursaadikutena meie tuntud naissuursaadikud. Nüüd mu küsimus on, kuidas me täidame, kui me jätame selle astmed vahele, vaid täidame just nendele toredatele, vastutusrikastele kohtadele kriisikolletes neid kohti meie naistega, näiteks meie naissuursaadikutega, kes võiksid kanda selle rolliga väga hästi välja. Et milline on meil see lauale panna, mida me oleme meie andekate naiste jaoks teinud, et nad saaksid ennast näidata sellistes kriisikolletes, et reguleerida kriise. Aitäh! Aitäh, see oli küll väga hea küsimus. Eesti enda poolt on samamoodi, et Välisministeerium on väljapoole kõnelejaks resolutsiooni 1325 teemal, kuid tegemist Eesti sees on kõigi ministeeriumite, parlamendi, valitsuse ühine ettevõtmine ja läbiviimine. Mis puudutab suursaadikute määramist, siis Eesti pigem on vältinud eri suursaadikute nimetamist, kuigi paljud riigid seda teevad, sest me oleme tõele au andes, meil on väike riik, me peame sellest aru saama, aga see ei tähenda üldse seda, et meie nii naissuursaadikud kui suursaadikud ÜRO juures ei ole seda teemat nagu esinenud, esile tõstnud ja aktiivselt sõna võtnud. Ja et selles suhtes siin ma oleksin nagu sooneutraalne, et oluline ei ole sellest, kas on naissuursaadikud või meessuursaadikud, oluline on see, et me teeme seda tööd edasi. Aitäh. Aga nüüd Aivaril on üks korrektne küsimus ka. Mul on üks korrektne küsimus ja see puudutab nüüd, kui me saame aru, et tegelikult Eesti sees on probleem olemas, me näeme maailmas üsna imelikult välja. Kas on tehtud sellist uuringut, et mina arvan, et valimas käinud isikutest on ilmselt naiste osakaal oluliselt suurem kui meeste oma, sest need on pahatihti poe taga või neil on lihtsalt ükskõik.
Ehk seda me ju teame, et Eesti naine on tark, haritud ja kohusetundlik. Et kas on uuring olemas, et miks siis naised hääletama minnes ei vali oma sookaaslaste poolt, vaid pigem eelistavad valida Jürgen Ligi, kes seda tegelikult ju ära teeninud ei ole, eks ju, et tema asemel võiks olla mingi ilus naine parlamendis. See oli nüüd lihtsalt kõrvale, aga tegelikult ilma naljata ka, selles mõttes, et mul tekibki küsimus, et valimuskäimite osakaalust kindlasti on naiste osa oluliselt suurem. Ja miks me seda siis ei uuri või miks me seda käitumisharjumust ei proovi siis kas või kuidagi avaliku arvamuse mõjutamisega muuta? Ega siis parlament näiteks konkreetselt, oota ära sega, parlament tekib ju valimiste tulemusel, mis on kodanikkonna vaba tahe ja sealt edasi moodustatakse alles valitsust. See küsimus on see, mille Välisministeerium võib-olla vastata eriti hästi ei oska, aga teisalt, mis puudutab, ütleme siis neid maailmas läbi viidud uuringuid ja ÜRO naiste UN Womeni poolt tehtud uuringuid, et kus siis naised otsustajate ringis ongi seotud selle resolutsiooni 1325-ga, mis ühelt poolt on mõeldud kriisi reguleerimiseks, aga selle kõige lõpus on see, et naiste roll otsustajate tasandil kasvaks. Aga see kasvab ainult koos ühiskonnaga ja seda mitte ainult Eestis, vaid ka mujal. Et paljudel Ladina-Ameerika riikidel või Aafrika riikidel on väga hea protsentuaalne esindatus, aga teiseks on täpselt see, kas viimaste otsustajate seas, kui riigid on konfliktiseisundis või ühiskond on konfliktiseisundis, on naisi. Et resolutsiooni eesmärk on ikkagi see, et naiste kaasamine otsustusprotsessidelt ja kõigil tasanditel muudab seda pilti selleks, et seda konflikti võib-olla ei teki. No aga on veel küsimusi. Mina panin tähele, et naiste arv on juba saavutanud päris kõrge taseme Välisministeeriumis, et jõudu talle kasvamisel, aga meil rohkem vist küsimusi ei ole, et täname, et tulite ja võtaks selle koosoleku üldse kokku, et aitäh kõigile külalistele, saime targemaks kindlasti. Tunnetus on parem, me ei oska küll väga detailides küsida ja nüüd Ene oleks aitäh. Mina kutsuksin meid üles siiski ühiselt hoidma sellist joont selle naiste ajateenistuse suhtes, et ühiskonda saaks vale signaali. Et seda ei ole mõtet tühja propageerida, kui me täna saime päris palju argumente, miks see hetkel ei ole meile pigem isegi, nagu öeldakse, ratsionaalne ja mõistlik, kuna me tegelikult oleme loonud vastu kõik võimalused, et naisi saaks kaasata. Et selle tõttu ma selles osas kutsuksin meid vaoshoitusele. Ma ütleks ka siis lõpuks, et naiste hääl ka kõlaks, et ma arvan, et igasugune teavitus, igasugune silmaringi laiendamine küsimuses, et kuidas naiste osalemine riigikaitses oleks adekvaatne ja võiks suureneda, on antud stabiilsusolukorda, mis Euroopas valitseb, ma arvan, teretulnud. Nii et selles mõttes mehed või naised, aga me peaksime olema riigi kaitsmisel väga tublid ja andekad. Aitäh külalistele!